Reigo huviks on elektroenergeetika ja kireks maastikurattasõit. Noormehele pole võõrad ka astronoomia ja psühholoogia. Pärast raketi võitmist lõpetas Reigo Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika eriala ning asus tööle elektrimaailmas. Täna vastutab ta Enefit Greenis päikseenergia kliendilahenduste eest. Reigo, siin Iru elektrijaamas on muidugi see Tallinna kõige pikem korsten, aga siin ma näen, et siin on need päiksepaneelid. Ma saan aru, et sina vastutadki selle eest, et need siin on. Just, Enefit Greenil on 19 päikeseparki Eestis ja 19 päikeseparki Poolas. Ja siis päikeseenergia kliendilahenduste valdkonna juhina vastutan ma kõigi nende igapäevase efektiivse toimimise eest. Miks on taastuvenergia sinu jaoks nii oluline? Taastuvenergia on üks kõige kiiremini kasvavaid energiatootmise valdkondi ning seal, kus on kiire areng, seal on ka palju väljakutseid. Nagu ka raketisaates. Täpselt, nagu ka raketisaates. Miks see kinni panid? Ei, ta on lahti, ta töötab. Mida sa vajutasid? Ma ei vajutanud midagi. Tahaks kästada, veem ongi. Oot, põlema. Appikene. Vaadates punktiseisu, otsustab tulemuse see, kellel on vähemalt üks oranž pall enam. Üks. Mis mulle rakett 69-ga meenub, on finaal ja finaalis punktide lugemine ning see pinge ja ärevus, mis sellel hetkel mind valdas siis, kui oli selge, et ma võitsin. 13. 14. Jah, Reigo, palju õnne. Sinu võit on nüüd kindel. Kui ma ei oleks rakett 69 osalenud, siis ma usun, et ma ei oleks täna siin, kuna iga selline oluline sündmus elus muudab kindlasti inimeste käekäiku.